aga mina olen siis Kersti Liiva, olen siis Ida-Viru loomeklastriga liitunud alates eelmise aasta juunist. Ennem seda olin siis, samuti töötasin Ida-Viru ettevõtluskeskuses, olin alustavate ettevõtjate konsultant ja nüüd siis olen loomemajanduse projektijuht. Ja püüame siin siis väikeses tiimis, väikese meeskonnaga seda loomemajandust läbi loomeklastri Ida-Virus arendada ja tugida ja teha erinevaid tegevusi. Et ma paari sõnaga räägin ka, et kuidas see loomeklaster üldse nagu loodud on ja mis tegevusi me siis nüüd selle aja sees oleme jõudnud ära teha. Et loomeklaster siis on alguse saanud 2021. aasta sügisel, et sai algatusena siis selline koostöövõrgustik ja meie eesmärk on siis koondada piirkonna loomevaldkonna ettevõtteid, organisatsioone, loomevaldkonnas tegijaid ja eesmärgiga siis edendada tööstusjärgses piirkonnas loomeettevõtlust, et anda siis tõuge kultuuri ja majanduselu hoogustamiseks. Et see on selline päris pikk ja lohisev, aga üldjoontes on ta siis ikkagi, et sedasama loomemajandusvaldkonda meie piirkonnas edendada, arendada, tugida ja et meil tekiks siin uusi tegijaid, uusi inimesi ja need, kes praegu juba tegutsevad ja toimetavad, et nemad saaksid pigem võimekamaks, et nad saaksid, et nad oleksid arendusvõimelised ja et tekiks erinevaid koostöövõimalusi ja nii edasi. Ja siis Ida-Viru loomeklastri tegevust koordineerib siis Ida-Viru ettevõtluskeskus ja me oleme leidnud ühe osaleja tagasisidest sellise väga huvitava mõtte, et koostöö pluss loovus võrdub modernsus ja tulevik, mis tegelikult on nagu päris lahe ja päris hea ütlus, et me oleme seda nüüd siin vahepeal aeg-ajalt kasutanud ja see koostöö ja loovus on ikkagi üsna võtmesõnad. Mis siis seniajani toimunud on? Et esimene tegevus 2021, kui siis päris alguses nii-öelda kogutigi erinevad inimesed kokku, organisatsioonid, ettevõtete juhid ja toimus selline küsitlus, et kas loomeklastrit üldse on vaja ja kas loomeklaster võiks Ida-Virus tegutseda, toimetada ja kuidas see siis võiks nagu enam-vähem ka välja näha. Ja 2022 aasta oligi siis pilootaasta, kui koostati siis strateegia ja avatud oli siis ka koolituste programm, et selle 2022. aastal siis toimusid erinevad hommikukohvid, ma tean, kus siis läbi Zoomi hommikukohvid olid erinevate tegijatega, kes olid väljaspool maakonda ja siis need olid väga põnevad kohtumised. Ja olid ka mõningad koolitused, mis siis olid avatud just loomevaldkonnas tegijatele. Eelmine aasta oli meil siis ka päris suurelt erinevaid tegevusi. Kindlasti te olete juba mõningatest kuulnud ja ma tean, et Merike siin ju osales ka meil mõningatel üritustel, et meil olid siis erinevad koolitused, õppereisid, üritused ja valmisid videolood ja taskuhäälingute sarjad, nii et need on meil leitavad, need videolood ja taskuhäälingud on leitavad meie kodulehel loomeklaster.ee ja sealt on võimalik teil neid vaadata. Meil on olemas ka siis infokiri, kus me siis jagame erinevat informatsiooni just, mis on seotud loomevaldkonnaga seoses, et kui me ise midagi korraldame või siis kui näiteks kuskil mujal Eestis tehakse midagi huvitavat, põnevat,
ja siis jagame selle uudiskirja kaudu antud informatsiooni. Väga oluline aspekt on see, et Ida-Virumaa on ikkagi erineva kogukonnaga, et meil elab siin väga palju venekeelset elanikkonda ja pluss siis eestlased. Nii et me peame siis mõtlema, et kuidas me neid üritusi korraldame ja me siis oleme teinud neid siin nii eesti kui vene keeles. Ja need on ka natukene suunatud ka sellele siis, et omavahelisi kontakte saaks suurendada, et näiteks inimesed õpiksid rohkem üksteist tundma, et inimesed saaksid teada, mis meil siin maakonnas erinevates piirkondades toimub, kes on need tegijad, mida nad pakuvad, mida nad teevad, kuidas nad toimetavad. Ja näiteks eelmisel aastal oligi siis meil 3 kontaktreisi või võrgustiku ringreisi. Üks oli siis Narvas, üks oli Alutaguse valda jäi ja üks oli siis, kus me käisime korraks Lüganuse vallas ja Kohtla-Järvel ja oli ka Jõhvi. Nii et kus me siis külastasime erinevaid loomevaldkonnas tegijaid ja saime seal siis infot selle kohta, et kus ettevõtja sai siis enda edulugu rääkida ja jagada enda kohta informatsiooni. Ja samas nüüd need, kes kõik siis külastasid, said nii-öelda ka omavahel tuttavaks, et me bussiga niimoodi tiirutasime mööda maakonda ja inimesed said nii-öelda uusi kontakte, uute inimestega kohtuti ja tekkisid seal erinevad arutelud ja mõtted. Ja meie tegevust on siis või toetanud on siis Kultuuriministeerium, on olnud siis rahastust ka Ida-Viru programmist ehk siis maakonna seest ja on ka siis, meil oli eelmisel aastal suur projekt Interregi programm. Et needsamad koolitused ja õppereisid ja videolood ja taskuhäälingud toimusidki Interregi programmi kaudu. Mis meil siis sellel aastal on plaanis, et hetkel praegu osaliselt meil on info teada, mida me nüüd siin sellel aastal, mis see meie tegevused ja plaanid saavad olema, aga mõnes kohas on veel ikkagi lahtiseid otsi küsimärgiga, et kuidas ja millal nad meie lauale see töö jõuab nii-öelda. Nii et praegu on mõned asjad veel protsessis. Aga kindlasti me teame, et on tulemas mentorprogramm sellel aastal ja see on ka siis nii-öelda rahvusvaheline projekt, Interregi projekt, mis on siis koostöös Lätiga ehk siis 2 piirkonda, Eesti siis Ida-Virumaa ja Läti on siis piirkond Viitseme, kus me siis teeme koos ühiselt mentorprogrammi. Ja see on siis suunatud just naistele vanuses 40+ ja eeldatav algusaeg me näeme, et see võiks olla mai. Nii et meil praegu siin mõningad ettevalmistavad tegevused on siin veel vaja lõpetada ja siis me põhimõtteliselt saame selle projektiga alustada. Ja see mentorprogramm siis ka sisaldab erinevaid tegevusi, et seal tuleb koolituse osa, seal me kaasame mentoreid. Meil on kindlasti plaanis teha üks õppereis Lätti, ehk siis meie läheme Lätti ja samas Läti tuleb meile külla. Et see mentorprogramm on selline päris pikk, see kokku programm kestab 18 kuud. Ja sinna siis toimub programmi vastuvõtt kandideerimise alusel. Siis kohe nüüd sellel nädalalõpul tuleb siis häkaton, mis on siis Narvas ja see on siis reede, laupäev, pühapäev ja selle häkatoni pealkirjaks või selle teemaks on mis oleks, kui ja mis oleks, kui sa tuled ja teed Ida-Virumaale ühe suveniiri või meene. Nii et see põhiteema on siis Ida-Virumaa suveniir, Ida-Virumaa meene ja seal siis sellel häkatonil hakatakse siis erinevaid ideid arendama.
Lisaks tulevad veel sellised asjad, ikkagi mõned koolitused on plaanis teha, õppereisid, üritused ja uue asjana siis, mida me kindlasti soovime aasta teises pooles korraldada, on siis ühine poks mardilaadale. Ehk siis Tallinnas toimub mardilaat ja me soovime siis ühise boksina nii-öelda Ida-Viru esindus või Ida-Viru boks, kus siis võtame mõned loomeettevõtjad kaasa ja läheme mardilaadale. See on meil praegu kõik veel nii-öelda arendusprotsessis, aga meie enda väga suur soov on sinna mardilaadale kindlasti jõuda ja me tahaksime siis seda ühiselt korraldada, et oleks ühine minek. Sest me oleme saanud tagasisidet just loomeettevõtjatelt, et mardilaadale igaüks ikkagi minna ei saa, sest see osalemine on päris kallis. See on mitu päeva. Lisaks sellele, et sa maksad seal kohamaksu, tulevad sul ka igasugused teised kulud juurde, eks ju, et sa pead kuskil ööbima, siis on see transport ja nii edasi. Et me siis püüame siit omalt poolt seda korraldada ja koordineerida ja loodame, et me saame selle võimaluse, et juba sellel aastal mardilaadale Ida-Viru boksiga minna. Siis 11. aprill tuleb kultuurifoorum, mis on fookusega loomemajanduse teemale. Korraldab seda Kultuuriministeerium. Täna just hommikupoolikul nägin selle foorumi päevakava. Tuleb väga huvitav, nii et kohe varsti see ürituse info tuleb välja ja hakkame seda reklaamima. Nii et võite jälgida meie Facebooki lehte, et siis on võimalus sinna registreeruda ja tulla sellel päeval sinna kohale, sest tõesti esinejaid on kutsutud peamiselt väljaspool maakonda, ehk siis head näited, head edukad tegevused, projektid, mis siis samamoodi avardavad silmaringi, et kuidas me siis seda loomemajandust siin meie maakonnas saaksime paremini edendada, arendada ja mida kõike me siis võiksime veel siis teha. Ja siis eelmisel nädalal läks välja meil siin pressiteade, kus meil on siis täiesti uus algatus, täiesti uus suund, mis Ida-Virumaale siis nüüd hakkab tekkima, on siis inkubatsiooniprogramm, mis käivitus eelmisel nädalal ja kandideerimine on sellele avatud. Ehk siis inkubatsiooniprogramm, mis on siis filmiteemalise suunaline ja selle inkubatsiooniprogrammiga soovime luua siis nii-öelda võrgustiku või tugivõrgustiku just filmitegijatele. Ehk kogu selle asja põhimõte on see, et kui filmitegijad tulevad maakonda, siis nad vajavad siin erinevaid teenuseid ja erinevaid spetsialiste ja meie soov on, et kui filmitegijad tulevad maakonda, et nad siis võimalikult palju neid spetsialiste ja tugiteenuseid just meie enda maakonna inimestelt kasutaksid ja ostaksid. Ja see inkubatsiooniprogramm ongi siis käivitunud sellel põhimõttel, et seda tugivõrgustikku ja neid spetsialiste nii-öelda siin kasvatada meil maakonnas ja et järgmiste uute projektide, filmiprojektide puhul järjest rohkem kasutataks meie maakonna inimeste teenuseid ja toredaid inimesi. Vot, aga kindlasti on mingeid tegevusi 2024. aastal veel tulemas, millest me praegu kohe ei saa kõike veel rääkida, sest mõned asjad on veel protsessis ja ei ole veel päris lõplikult kokku lepitud, siis selles osas kahjuks ma praegu veel infot anda ei saa, aga meil on veel mõtteid, mida me tahame korraldada ja teha. Nii et sellest siis kindlasti kuuleb mõne aja pärast juba edaspidi. Aga läheme siis tänase selle põhiteema juurde, ehk siis loomeklaster.ee koduleht. Ja siin on siis
nii-öelda see avaleht, kus siis põhiinfo, mida me jagame, on ikkagi rohkem uudiste all ja on erinevad siis menüüpunktid, eks ju, et uudised, loovad inimesed, siit siis näetegi, et videod ja taskuhäälingud on täiesti eraldi leitavad, et te saate neid vaadata. Siis ka koolitusmaterjalid, ehk siis on ka, kui me oleme korraldanud koolitusi, siis koolitusmaterjalide alla me oleme pannud ka kas siis slaidesitusi või ongi, kui on olnud Zoom koolitus, siis koolitaja loal või nõusolekul oleme me saanud siia ka koolitusmaterjale siis panna selle koolituse kohta. Dokumendid, kasulikud lingid ja mis on üldse siis Ida-Viru loomeklaster ja lisaks siis ka meedia. Et põhiinfo siis, mis meil praegu, õigemini me nüüd praegu uuendame seda kodulehte. Me oleme siin ringi tegemas mõningaid asju. Mina siis praegu siin vahelduva eduga olen neid erinevaid menüüpunkte üle vaadanud, uuendanud, ajakohastanud, lisanud siia siis teinud siis parandusi ja uudiste alla ka pannud siis uut informatsiooni. Nii et ja me leidsime, et meil oleks vaja teha kohtumisi inimestega just selle alamenüü osas nagu loovad inimesed. Ja miks me üldse oleme siis sellise baasi nagu loonud siia? Ja see on tulnud nagu puhtalt vajadusest, et tegelikult selliste loovate inimeste või loomevaldkonnas tegutsevate ettevõtete andmebaasi, ühtset andmebaasi meil maakonna kohta või meil maakonnas mitte kellelgi ei ole. Ainukesed, keda meie, ainukesed oleme siis meie, kes me siis nüüd oleme selle asjaga nüüd hakanud tegelema ja seda eest vedama. Ja see on ka ikkagi vajalik. Ja miks see on nagu vajalik? Et näiteks vajalik on ta sellepärast, et kui nüüd, ma ei tea, kas mingi kohalik omavalitsus või siis mingi organisatsioon soovib meie maakonnas kas mingilt loomeettevõtjalt tellida mingit kingitust, soovib näiteks, et tuleb mingi grupp külla meile maakonda ja tahab kuhugi kellegi juurde mingit õpituba tegema või mingisugust teenust saama, muud teenust saama, et siis see ühine andmebaas annab väga hea ülevaate ja võimaluse selle kohta, et see nagu ühest kohast kõik leitav, sest praegu on nagu info laiali pillutatud ja see tähendab siis seda, et ikkagi meil ei ole päris head ülevaadet nendest väga toredatest ja andekatest tegijatest, kes meil maakonnas nagu veel on. Et päris kõikide kohta sellisel juhul nagu puudub info. Ja kontaktide baas on väga tegelikult kasulik ettevõttel endale, sest iga üritus või kohtumine või seminar, kus meie käime, kas siis mina või siis minu kolleeg Piia Tamm, kus me käime, siis me jagame infot enda kodulehe kohta ja siis siia satuvad ka mitte ainult meie enda maakonna inimesed, vaid inimesed ka mujalt Eestist, kes siis saavad samamoodi näha ja vaadata, et millised loomemajanduses tegijad meil maakonnas on. Et see on nii-öelda nagu tasuta reklaam ettevõtja jaoks ja järjest rohkem me võtamegi, et kui me nüüd selle baasi nagu siin selle andmebaasi enam-vähem korda saame, siis järjest rohkem me võtamegi fookusesse seda, et me hakkame seda andmebaasi rohkem reklaamima, sellele tähelepanu pöörama, inimestele rohkem selle kohta infot andma.
ja mis meil siis nagu praegu veel nii-öelda, et see baas korda saaks, siis meil tekkis siin enda loomeklastri tiimiga selline arutelu, et me peaksime tegema ettevõtjatele infotunni, kus me siis anname ja jagame informatsiooni ja pöörame tähelepanu just nendele aspektidele või nendele momentidele, et mida silmas pidada ja kuidas ennast siis nii-öelda paremini esitleda ja kuidas me saame, et kuidas see ettevõtja saaks nagu rohkem kasu sellest, et tema info on üleval siin selles kontaktide baasis. Et nagu te näete, et siis praegu on meil üleval päris, et meil on juba nagu mingisugune baas loodud ja see kontaktide baas, siin on võimalik teha ka filtreeringut, et erinevasse kategooriasse saab filtreerida noh, et saab kiiremini leida selle info ülesse, et millise valdkonna loomeinimest või loomeettevõtet sa otsid. Ja see on väga oluline, sest see siis nii-öelda kiirendab otsingut ja see filterkategooriad, et võib mõelda ka selles osas, et siin ei pea olema ainult üks valik, vaid siin võib olla ka näiteks mitu valikut. Et kui ma olen näiteks disainer, siis ma võin olla ka võib-olla seal käsitöö all, kõik oleneb sellest, mida ma siis nagu disainin, eks ju, et kas ma olen seal käsitöö all ja olen disaini teemaga ka seotud või olen ma näiteks video ja foto alal hoopis disainer, et sa võid olla ka mitmes kategoorias, et ei ole vaja sul valida ainult ühte. Mis on nagu ülioluline just selle kontaktide või selle ettevõtja andmete siis või selle loova inimese andmete osas, et just need tema enda kontaktid, et kuidas me selle inimese nagu ikkagi üles leiame või selle ettevõtja, et kas tal on olemas e-post, kas tal on olemas Instagrami leht või on olemas Facebook või kui on koduleht juba olemas, siis see on nagu super hea, sest koduleht on ikkagi see nii-öelda see maandumisleht, kuhu siis inimesed jõuavad ja kust inimene peaks siis saama selle baasinfo kätte, et mis ettevõtjaga või loomevaldkonnas tegijaga tegemist on. Sealt peaks olema rohkem näha fotosid erinevatest toodetest, teenustest ja ka siis infot selle kohta, et kuidas ja mida siis ettevõtja või loomevaldkonnas tegija pakub. Mis siis veel? Et meie soovime veel kindlasti saada sellist infot, et milline on suhtlemiskeel. Kas te olete valmis suhtlema ainult eesti keeles või olete valmis suhtlema ka vene keeles, inglise keeles? Et kindlasti peaks olema selles osas info juures. Siis väga on ikkagi fotod. Fotodega seoses siis need peaksid olema ikkagi üsna kvaliteetselt tehtud, läbimõeldud. Need peaksid olema visuaalselt nii-öelda ilusad. On ju nii, Aleksandra? Nad peavad nagu toetama sisulist lähenemist, kui inimene näiteks tegeleb akvarellide postkaardide tootmisega, siis see peaks olema nähtav, et see on nagu postkaart, mitte vaid joonis, et see on postkaart. Kui tema teeb koolitusi, siis peaks olema nähtav, et tema nagu koolitab maalimist. Ja ehk siis ongi väga oluline see, et mis on täpselt see teie tegevus. Et kas te teete, ma ei tea, kui te teete käsitööd, siis millist käsitööd te teete?
kas see on puiduga seotud käsitöö, kas see on metalliga seotud käsitöö, kas see on, ma ei tea, teete, õmblete midagi, tikite. Kui see on seotud ka sellega, et näiteks te teete ise käsitööd, teete mingeid tooteid, aga te teete ka õpitubasid näiteks, siis, siis see info peab olema ka selgelt välja toodud. Et kui te pakute ka õpitubasid, siis see info peab olema kirjas. Et mida selgemini te panete kirja, mida te pakute, et kas see on siis mingi toode või on see toode pluss teenus või on see ainult teenus, et see peaks olema nagu arusaadav. Siis teine asi, millega me veel siin maadleme, et me tegelikult ei tea, kus see tegija asub. Kus on tema päris asukoht, eks ju, et kus ta toimetab, kas see on siis mõni statsionaarne koht, kus tal ongi ruumid olemas ja ta seal paikneb, või siis, kui seda asukohta ei ole, et siis tegelikult peaks olema toodud välja info ka selle kohta, et, et teda saab kutsuda näiteks enda juurde või ettevõttesse mingit töötuba näiteks läbi viima. Et selgust peaks olema rohkem, et kuidas te enda teenust või toodet pakute ja kust kohast, kuidas te seda siis nagu, mis ma tahtsin öelda ehk siis, et oleks selgus selle kohta, et kus te asute või kui teil ei ole seda asukohta, aga te olete valmis näiteks õpituba hoopis kusagil väljaspool tegema, siis see info selle kohta peaks tulema välja teie sellest ankeedist. Siis uue asjana, mida me siis hakkame veel pakkuma välja, me natukene siin muudame ühte seda liitumisankeeti, et kellele teie need tooted või teenused on suunatud, et kas need on suunatud, siin on siis lühendid, eks ju, et business to client või siis business to business, et kas sinu klientideks peamiselt on siis erakliendid või need on ärikliendid või need on mõlemad. Et võivad olla mõlemad. No see liikmelisuse koht on veel ikkagi arendamisel meil, eks ju, ka mingis mõttes. Et me loomeklastriga ei ole veel nii kaugele jõudnud, et näiteks me hakkamegi liikmeid juba mingisuguse avalduse alusel värbama ja võib-olla siis ka edasi juba kasseerima ka liikmemaksu. Aga ma arvan, et ühel päeval me kindlasti juba selleni jõuame ja et juba hakata tõhusamalt tegema tööd siis just nende loomevaldkonna inimestega, kes tõsiselt on huvitatud just enda loomeettevõtte arendamisest ja tahavad nii-öelda panustada ka mingis mõttes maakonna loomeettevõtluse arendamisse. Et lihtsalt täna me veel ei ole selleks valmis. Meil on veel vaja selleks natukene aega, meil on veel vaja selles loomevaldkonnas veel kasvada ja areneda ja tugevamaks saada. Ja kui see areng on nii-öelda toimunud, siis ühel päeval ma usun, et Ida-Viru loomeklaster hakkab siis nii-öelda liikmeid siis registreerima ja see tähendab siis juba seda, et siis rohkem panustamist ja tööd just nendele loomevaldkonna ettevõtetele ja tegijatele, kes on siis loomeklastri liikmed. Tegelikult mul praegu saigi kõik. No mis on võib-olla veel olulised asjad ongi siis, et need erinevad kanalid, mida te märgite siin, eks ju, et seesama kehtiv e-post ja Facebook ja Instagram, et nad siis ikkagi töötaksid, et nad oleksid toimivad.
ja kui nüüd siit loomeklastri kodulehekülje kaudu minna noh, näiteks Instagrami, et siis, et see Instagrami aadress ja see oleks nagu ikkagi ka õige. Ja Aleksandra. no ma täiendan ka, mitte vaid e-kirjad, aga teie nagu vastutate ise nende täitmise eest ja kui teil on vajalik mingi konsultatsioon, kui näiteks teil on puudu veebileht või Facebook ei ole korras või te ei tea, kuidas kasutada Instagrami, siis julgesti pöörduge nõustamisele, et osaühingud ja FIE saavad pöörduda, nõustamine on täitsa tasuta ja teeme teiega koos korda. Ja, Aleksandra on meil see super võtmeisik just turunduse vallas, nii et temaga tõesti võib võtta ühendust. Digiturunduse nõustamine on tasuta ja te võite tema poole pöörduda, nii et ta aitab teil tõesti selgust saada, kuidas paremini jõuda sihtgrupini, kuidas paremini turundus töötab, kuidas mingisugused nupud ja erinevad väljad töötavad ja selles osas Aleksandra on meil võlur nii-öelda. Nii, aga minul praegu rohkem slaide ei ole isegi, et ja ootan teie küsimusi ja äh, Et mul tundub, peamine küsimus on selles, et näiteks kui inimene on juba registreerinud, pani midagi nagu kirja, et kuidas uuendada andmeid siis nüüd hetkel? siis hetkel on praegu nii, et siis võib võtta minuga ühendust ehk siis mulle saata informatsiooni selle kohta, et mis teil muutunud on. Ja edasi me siis juba suhtleme, et kui mul küsimusi ei ole, siis ma saan need parandused ja täiendused kohe ära teha. Aga kui tekib küsimusi, siis kindlasti võtan ühendust. Nii et hetkel praegu minu kaudu.